Seda trikki kasutavad taksojuhid tihti näiteks lennujaamade või rongijaamade lähedal, kuid siiski mitte ainult. Ettevaatlik tuleb olla ka mujal. Skeem näeb välja peamiselt nii. Istud taksosse, juht hakkab sõitma ja järsku teatab, et see sõit läheb maksma teatud summa, sest taksomeeter on katki. Seega tasub alati enne selgeks teha, kas ja kuidas sõitu arvestatakse. Kui taksojuht keeldub meetrit tööle panemast ja ütleb, et hind on ilma selleta odavam, siis mine välja ja otsi uus juht. Tihti hakkab sellisel juhul taksomeeter võluväel taas tööle või leiad hoopis uue ja ausa juhi. Suletud või täis hotellid. Taaskord on see pettusskeem väga levinud just taksojuhtide seas. Teel hotelli teatab juht, et see hotell on hetkel kas suletud, täis või lihtsalt väga kehv. Lahke inimene, nagu ta on, lubab ta sind viia suuremasse, paremasse ja odavamasse kohta öömajale. Muidugi osutub see hotell just kordades kallimaks, kuid taksojuht saab selle eest kena kopika. Kui taksojuht aga jonni ei jäta, ära jäta ka sina ja lase end ikka kohale viia ja väida, et sul on juba kõik makstud, isegi kui seda pole. Suletud vaatamisväärsused. Sellist trikki kasutatakse peamiselt suurte turistiatraktsioonide nagu Disney World või Eiffeli torni juures. Mõni kohalik ja juhtumisi perfektset inglise keelt rääkiv inimene üritab turistile lähenedes selgeks teha, et täna juhtub olema just selline tähtede seis, et Eiffeli torni mitte kuidagi ei pääse. Kuid ei tasu muretseda. Nimelt jääb kohalik veel palju põnevamaid kohti, erilisi poode ja nurgataguseid, mis täna avatud on. Muidugi kuuluvad need tema vennale, hinnad on 3-kordsed ja kaup, mida seal müüakse, täielik praht. Et raha alles jääks, tasub ikka asjad omal käel selgeks teha. Plekid riietel. See trikk on väga tavaline just Euroopa tänavatel. Turist jalutab mööda tänavat ja järsku tunneb, kuidas midagi nende õlale potsatab. Tihti on selleks lindude väljaheide või mõni kiirtoidu jääk. Siis järsku ilmub ei kusagilt üks sõbralik võõras ja hakkab seda segadust koristama. Samal ajal turisti rahakotti röövides. Seega, isegi sõbralikuna näivast abist on teinekord parem keelduda. Valepolitsei petuskeem on enim levinud suurtes linnadest. Enamasti läheneb turistile mõni kohalik ja pakub müügiks mõnd keelatud asja, näiteks narkootikume. Täpselt samal ajal ilmuvad välja ka valvsad politseinikud ning lehvitavad kiiresti enda märkidega. Nad hakkavad nõudma, et turist näitaks neile enda passi ja rahakotti, et tema isikut kontrollida. Selleks neil aga igasugused õigused muidugi puuduvad. Kuidas sellisest olukorrast pääseda? Enne dokumentidest silmajäämist tasuks veel kord paluda näha nende omi ning võimalusel helistada ise politseisse, et nende identiteeti kontrollida. Hea mõte on ka öelda, et pass asub hotellis seifis ning nad võivad sind saata. Kui nad hakkavad keerutama, siis tasub lihtsalt minema kõndida. Küll neid sõbralikke kohalikke alles jagub. Näiteks on tuntud ka skeem, kus pakutakse abikätt sularahaautomaadi juures, et pangakulusid vältida. Tihti ei tegutse sellised kelmid üksi ja teesklevad, et ootavad samuti automaadi järjekorras ning siis kõik koos sulle appi tormavad. Mida nad tegelikult soovivad? Salaja enda taskus oleva skänneriga su pangakaardist andmed saada ja näha muidugi, mis on su PIN-kood. Nii saavad nad ilma igasuguste probleemideta hiljem sama sõbralikult pangakonto tühjendada. Kui oled pääsenud kohaliku käest, kes on sulle seletanud, et Eiffeli torn on täna suletud, ei tohi ikka oma valvsust kaotada. Nendes samades rahvarohketes kohtades pakuvad kohalikud oma abikäe, et sinust ja sõpradest mõni kena pilt teha. Samal ajal, kui mõtled kõikidest laikidest selle vägeva pildi all, on see sõbralik tuttav aga järsku sääret teinud. Aga pilti ju soovid? Kogenud reisijad soovitavad kasutada lihtsat nippi, nimelt otsi ise usaldusväärne isik, kellel palud pilti teha. Wi-Fi levialasid võib tänapäeval leida küll pea kõikilt ja paljuski on nad isegi tasuta, kuid just tasuta ja ilma paroolita ühendus võib olla ohtlik. Reisil olles on internet tihti vajalikum kui sööki ja nii võid end kohvikus ühendada mõnda levialasse, selle peale pikemalt mõtlemata. Just seda kasutavad hea meelega ära ka häkkerid, kelle jaoks pahaaimamatud turistid on kerge saak. Nii antakse neile terve ligipääs arvutile, koos paroolide, kontode ja kõige muuga.